Halloo, Halloo, tervist, kas Mooste ja Eiki Ainsalu kuuleb? jaa, kuulen, Kuida... kas Hiinaua kuuleb? kuuleb ilusti siuksel suvisel ajal, nii et ennem seda taasiseseisvumispäeva. Nii, aga nüüd räägime siis sellest, et 4. septembril on meil plaanis nagu selline suvelõpu simman Zodiaagis, et kuidas selle ettevalmistused edenevad? Just nii, tegelikult see pidu ju läheneb, see pidu ära ei tohiks jääda. Need, kes on pileti ostnud, need ka kindlasti saavad esiriitja koha. Ja olgem ausad, siis kui juhtubki niisugune koroonavärk. Oot, nii ma ei kuulnud. Nii, miskipärast lõi mul välja, nii et... Leviga midagi sul tundub jah. Et räägiksime nüüd siis sellest Zodiaagi üritusest, et kuidas ettevalmistused on nüüd edasi. Kõik toimub ja kõik on ilusti kenasti kontrolli all, et praegust andmete järgi ei tohiks ära jääda. Ja siis ütleme praktiliselt, et Zodiaagist on ka, ütleme ikkagi roheline tuli antud ja kõik toimub. Ja siinkohal ma ütleksin ka seda, et täna 18. augustil ma helistasin ka Zodiaagi perenaisele Leale sõnaga ja uurisin ka seda koroonavärki. Tema ütles, et tema seda ei karda, et tuleb hoida puhtust ja korda ja sõnaga, et see ülepaisutatud värk, et temal kõik toimib kenasti ja et ei ole mingisugust probleemi. Ja just nii ja tegelikult ütleme, öeldakse, et tegelikult haiged peole ei lähe. Et kõik on ju tegelikult täpselt nii, nagu peaks. Ja ikkagi ei peaks kartma seda. Aga kes nüüd soovivad nagu jälle siis nagu peole tulla 4. septembril, et kui palju siis neid vabu kohti või kui palju sinna peole üldse pääseb ja mismoodi see asi on? No piirdume praegu ainult 100 piletiga, eelmüügist on veel seal neid vaadaval, et siis eelmüügi pilet on praegu 7 eurot ja praeguste andmete järgi me turvalisuse suhtes ikkagi üle 100 pileti ei müü. Ja siis palju siis koha peal see pilet võib olla? No koha peal on praegu 10, aga tõenäoliselt me niimoodi seal, no vaatame, kuidas inimesi on, kui inimesi läheb ära, saame sisse lasta, tegelikult ütleme see 100 piir ikkagi jääb. Ja kes seal nagu täpsemalt esinevad siis? Ansambel Spiirimiili, siuke möllu ja krätsubänd, siis sina, Silver Kohv, mina ja Popstar Raits on laval. Nii, et tuleb selline meeleolukas üritus, nii et mina ei olegi nagu siin vahepeal üritust osa võtnud, et viimane üritus oligi Zodiaagis siin märtsikuu alguses, kui see kevad simman oli. Et ja tegelikult siin ütleme suvel nagu neid väiksemaid üritusi on ka olnud ja nüüd olen ma Järvamaal ehk siis Praksitalus, et tõenäoliselt siis sügisest hakkame ka sind panema teistesse üritustesse ikkagi kirja. Ehk siis Tallinnas on minu teada tulemas üritus. Viljandis on meil üks ära jäänud üritus. Siinkohal pean seda ütlema, et 11 ja 12 mul on kinni, sest mis on toidukogumiskampaania päevad. See on septembris. See on septembris, jah. Kohe järgmise nädalavahetusel peale Zodiaaki. Alati on see, et anna teada ja siis ma saan neid kuupäevi nagu arvestada. Aga räägi nüüd edasi nendest üritustest. Reedel on Põlva Life'is, sest viimasel ajal ma olengi väga palju Põlva Life'is olnud. See on siukene väga vahva peokoht Põlvamaal. Ja ta on ju ikkagi ööklubi, kus rahvas käib pidutsemas. Ja olgem ausad, siis rahval meeldib see koht. Ja nagu ma siis eelnevalt sain aru, et siis on ka mulle plaanis uus laul kirjutada, et siuke tervituste teemal, et... Just nii, tuleb küll siis üks tantsulugu ka Hillar Kohvile, ehk siis Hillar Kohv läheb stuudiosse, salvestab selle laulu sisse ja tõenäoliselt siis peale 4. septembrit ka rahvas seda laulu
läbi YouTube'i kanali jälle kuuleb. Kas selle laulu peakiri on juba teada või? Pealkirja mul pole veel pandud, aga tõenäoliselt tulebki mingi soovi saate teemaline mingi pealkiri. Ja mis maalaul see nagu on või see nagu muusika? Ta tuleb ikkagi sealt idast. Ahah. Et siukene vahva tantsulaul ja panen ikkagi rõhku sellele, et rahvas tahab peol tantsida ja see, et ütleme, plokidki hakkavad ikkagi väga kiired ja tempokad olema, et kui tulevikus hakkavad klubid tellima, ütleme seal pubid, siinki, siis rahvas saab väga hea meelelahutuse osaks. Ja siinkohal ma tahan tänada ka sellist raadiojaama nagu Finest FM sõnagat, kus on iga laupäeval kella 6 õhtu kuni südaööni soovikas 6-tunnine ja seal ka mängitakse ka ilusti meie laule, nii et kui tellitakse minu laule või sinu laule sõnagat, siis ühtegi piirangut ei ole, nii et soovitan kõigil Finest FM-i kuulata. Mina soovitan sul nüüd, kui nüüd stuudiosse järgmine kord lähed, siis viinaua ründ ja korralikult sisse. Et see on sul veel korralik variant on sul tegemata. Et jah. Ja see väga, ütleme, sest ta sai tookord tehtud proovivariante. Minu austus raadiojaamadele, kes mängivad seda, et aga jah, selle laulu ette võtma ja korraliku variandi sisse salvestama. Et teeks siis juba äkki sükse remixi? No, mitte just remixi, aga jah, just siuke see vaata, et kuna tookord, kui sa salvestamas käisid, siis oli see kõik selle uus. Et nüüd sa oled seda laulu esitanud juba aastaid lava peal. Et siis võtaks ette ja teeks selle korraliku stuudiosalvestuse sisse ja ühe vahva video ka taustaks. Jaa. Ja kas sulle tuleb äkki ka mõni sükene huvitav sükene seik või moment nagu sellest senisest suvest ja sõnaga, et mis on nagu juhtunud ja mis kohe nagu on, et kohe nagu tuleb, et kas seoses esinemisega või midagi muud? No see suvi ma olen tervist hoidnud, ei ole eriti randa kipp, kuigi jah, raskelt ma olen käinud seal vahepeal. Üritusi on ka olnud see ikkagi seinast seina, erapidusid kui ka ütleme avalikke pidusid. Ja suvel ikka käib mööda Eestimaad. Kuna see koroonalaine oli, siis me jätsime ära perereisi see aasta, aga selle eest pidasime lastega sünnipäeva kodus. Ja teine asi siis on see, et loomaias käisime, suvel oleme ikkagi teinud siin metsa vahel ja igal pool mujalgi looduses, et tuleb ju rõõmu tunda, grillida ja kõik muud ka. Ja kas sul on ka plaanis olnud või mõttes, et mingi uus plaat teha näiteks? Tõenäoliselt plaadile mõtlen ma enne jõule, et kui nüüd ütleme jõulukuul, siis jõulukuul, kui ei jõua, siis võib juhtuda, et maikuus on see Zodiaagi lõpupidu, et selleks ajaks annaks mingi plaadi välja. Et kuna tulemas on väga palju uusi laule praegu, siis tahaks ikka plaati anda välja just uute lauludega. Ja siinkohal ma tahaks üks vihje korras ka seda öelda, et tahaks loota, et see Play Soundi raadio siis ka siiski uuesti hakkab tegutsema, et ainult lubaduseks ei jää. No raadiojaam, mis nagu mängivad ka teisi lugusid, mitte neid lugusid, mis on ütleme nagu kinni makstud. Sõna otsa mõttes neid raadiojaama on väga vaja Eestimaal, et just, et ka need teised lauljad, artistid saavad selle võimaluse, et nende muusikat märgatakse ja mängitakse raadios. Et see näpuvibutus tuleb kindlasti ka Raadio Elmari pihta, et ei saa valida, et ütleme, et ühte lauljat eelistame ja teist lauljat. Ja nüüd Elmarist oli juttu, et mina seda raadiojaama küll ei kuule, aga ta ütleb seda, et nüüd teist nädalat on Anne Veski üks laul üle hulga aja sees sõnaga, et rõõm on olla teiega sõnaga sükene. Aga seal on teisigi, ütleme, siin väga palju lauljad, kes on vihased, et nende laul ei mängita Eestimaa raadiojaamadel. Siis tegelikult neid raadioid on vaja. Selge, aga nüüd ma pean lõpetama, siis 10 minutit hakkab täis saama intervjuus, nii et soovin kõik ilusat suve jätku ja kohtume 4. septembril. Davai, tšau! Davai, tšau!